Tere! Mina olen Pille Kink Ida-Tallinna Keskhaiglast ja minuga koos on siin Moonika Soosaar Tervishoiu ja Heaolu Infosüsteemide Keskustest ning me räägime täna koos sellisest asjast nagu digilugu ja riigi e-tervise erinevad teenused. Et maailmas, kus me iga päev kasutame järjest rohkem erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, ei ole ka tervisevaldkond mitte kuidagi jäänud puutumatuks sellest, et kõik muutub järjest digitaalsemaks ja paberit oma igapäevaelus näeme me järjest vähem ja vähem. Selleks, et panna meid ühele pildile ja saada aru, mis asi see imepärane e-tervis või digilugu üldse on, millest me kogu aeg räägime, et peaksimegi siis alustama võib-olla selle asja lahti seletamisest, et e-tervisel on üle 60 erineva definitsiooni, aga neist võib-olla kõige arusaadav ja lihtsam tervishoiu valdkonnas on niisugune lihtne lause, et e-tervise all mõistetakse informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist tervisevaldkonnast. Ehk siis see tähendab, et igasugune arvutite, infosüsteemide, meditsiiniseadmete kasutamine on üks osa e-tervise teenustest. Eestis on väga hea ja lihtne arendada erinevaid e-tervise teenuseid sellepärast, et meil on riigi poolt loodud selleks erinevad vahendid, millest me mõne aja pärast räägime natukene ka pikemalt. Ja meie inimesed on palju altimad kasutama infosüsteeme võrreldes paljude muude riikide inimestega. Me ei karda, kui meie andmed ja pildid on internetis ja kõik saavad neid vaadata ja neid kommenteerida. Ja meil on täiesti unikaalne infosüsteem Eestis olemas, milleks on tervise infosüsteem, aga mitte ainult. Tegelikult on meil Eestis palju rohkem e-teenuseid kui ainult tervisevaldkonna omad, et me oleme tõenäoliselt enamjaolt kõik harjunud oma makse deklareerima. E-maksuametis väidetavalt läheb 2-3 sekundit vist nende andmete saatmiseks maksuametile. Tänaseks kindlasti paljud kooliealiste lastevanemad on tuttavad e-kooli teenustega ja need, kelle lapsed on juba natuke vanemad või kes ise hiljuti kooli lõpetanud, tõenäoliselt teavad ka haridusinfosüsteemi võimalusi, kust saab vaadata andmeid siis laste eksamite kohta. Ja tervisevaldkonnas tegelikult hakkab ka ju see nii-öelda e-teenuste teekond pihta juba lapse sünnil, kus haigla juba lapse sünnil teenib isikukoodi siis rahvastikuregistrist erinevate riiklike e-teenuste kaudu. Et ma ei hakkagi siin peatuma nendel kõikidel erinevatel teenustel, mida saab teha, et tõenäoliselt siis sõltuvalt vajadusest inimesed Eesti e-keskkonnast on kasutanud ja saavad kasutada neid teenuseid. Et kui me räägime konkreetselt Eesti e-tervise teenustest, siis kindlasti 2 enam teadaolevat ja tuntumat inimeste jaoks on tervise infosüsteem ja digiretsept. Digiretsept on meil kasutusel tänaseks olnud juba ligi 7 aastat, kui mitte natukene kauem, ja tervise infosüsteem, Moonika saab täiendada või parandada, võeti kasutusele 2008. Ja tervise infosüsteemis on väga palju erinevaid dokumente nii täiskasvanud inimeste kui ka laste kohta ja need on andmed, mis kogu aeg täienevad. Lisaks on meil olemas Eestis ka digitaalne ülesvõtted, pildipank või arhiiv, mis soovijatel on tegelikult küll kättesaadav ja avatud, aga valdavalt on ta siiski mõeldud meditsiinipersonalile selleks, et nad saaksid vaadata inimeste kohta tehtud siis meditsiinilisi ülesvõtteid, et seal on kompuutertomograafi ülesvõtteid ja erinevaid luudepilte, ultraheli pilte saab sinna täna saata, ka EKG seadmetest hakatakse järjest rohkem andmeid saatma. Aga see on tõesti niisugune lahendus, mis on valdavalt siiski mõeldud arstide vahel kasutamiseks küll, aga säästab meid patsientidele hästi palju, sest et me ei pea käima siis
erinevaid ülesvõtteid ikka jälle uuesti tegema ja kui juhtub, et ma satun oma kodulinnast kuskil kaugemale haiglasse, ei pea mulle tegema näiteks kõhupoltreel ikka jälle uuesti, vaid saab võib-olla vaadata ka hiljuti tehtud ülesvõtted. Lisaks on üsna veel vähe levinud inimeste jaoks, ma kardan ja ma loodan, et ei ole paljudel sellega kokkupuudet, on e-kiirabiteenuseid ja see ei tähenda seda, et tuleb virtuaalne kiirabi kohale ja just aitab mind, vaid selle projekti taga tegelikult on tänasel hetkel on elektrooniline kiirabikaart, kuhu peale siis kiirabitöötajad tahvelarvuteid kasutades märgivad väljakutsete käigus olulised patsiendi andmed, nad saavad teha patsiendi kõrvalt kiiresti kohe ka tervise infosüsteemi aegkriitiliste andmete päringu, et olla kursis võimalike allergiate või krooniliste haigustega ja kui on tõesti krooniliselt haiged inimesed, siis võimaldab see lahendus neil näha ära ka kiiresti diagnoosida ravimid, mida need inimesed kasutavad, et kui me mõtleme tagasi selle aja peale, kus valdavalt olid paberil andmed kasutusel, siis ainukene infoallikas oli inimene või tema lähedased. Et siis täna see hulk infot, mis arstidel on käes, on kordades suurem kui kunagi varem. Nad saavad selle kaudu palju kvaliteetsemat teenust osutada ja palju kiiremini. Küll aga teiselt poolt tõesti mõnikord võivad arstid olla ja kindlasti ongi selles olukorras, kus nad ei ole harjunud täna selle info-hulgaga, mis kõik nendeni jõuab. Seda infot on liiga palju, et selle läbitöötamiseks lihtsalt jääb seda aega, mis on võetud nagu natukene väheks. Aga milline see e-kiirabi tulevik võiks olla? E-kiirabi tulevik võiks haigla vaatest olla tõesti see, nagu me näeme nendes Ameerika toredates filmides, et on suur erakorralise meditsiini osakond, kus kõik toimetavad ringi ja siis seina peale tahvelarvutid või suured arvutid, ekraanid nagu siingi, ja et sealt ekraanilt juba näidatakse, sest näete, et meie poole... Sündmuskohalt on tulemas just. Patsientidel on täna sellised näitajad. Natukene see e-kiirabi võimaldab seda ka täna, aga mitte niimoodi, et ta selle ema seina peal oleks. Jah, et see võtab natukene aega, et kindlasti vajavad aega nii kiirabid kui haiglad, et selle teenusega järjest rohkem ja rohkem harjuda ja kindlasti on vaja siin teha täiendavaid arendusi, et see on tõesti see, et mis elektrooniline maailm nii haiglatele kui ka patsientidele, eriti vanematele patsientidele kaasab see, et me peame sellega harjuma, õppima seda kasutama ja paratamatult tuleb siis vahepeal natuke tõrkeid ja võib-olla ka mitte üksteise mõistmise ette on. Aga ei ole ainult siis meil need suured riiklikud infosüsteemid, et see, kuidas see kõik toimib ja töötab, sõltub ju ka perearstide käsutus olevates infosüsteemidest ja siis veel haiglate enda infosüsteemides, et tõesti, et on siis see vaade, et kuidas need andmed tekivad sinna ja see vaade siis, kuidas teised osapooled saavad neid vaadata. Aga seda kõike me räägime juba lähemalt tõesti mõne aja pärast, et Monika on valmis pannud meil ühe toreda filmi, mis tegelikult räägib natukene täpsemalt ka sellest, et miks Eestis üldse on võimalik ja mis see turvaline andmevahetuskanal on, mille kaudu me andmed saame vahetada, sest et kui infosüsteemid ei ole turvalised, siis delikaatsed isikuandmete nagu terviseandmed on vahetamine erinevate süsteemide vahel ei ole üldse mitte lubatud meil. Et vaatame korra seda filmi siis. See XT video on küll ka olemas pikemas versioonis leitav täiesti YouTube'is olemas, Riigi Infosüsteemide Amet on selle teinud, aga et ma katkestan siis täpselt selle koha pealt ära, kus ma arvan, et võib-olla läheb liiga pikaks, et aga oluline edasi antud. Moodne riigipidamine on andmete keskne ja riigi toimimiseks hallatakse andmeid väga suurtes kogustes. Eestis puudub ühtne superandmebaas. Andmeid hoitakse nende tekkekohas, igas asutuses eraldi ja üksteise andmeid ei dubleerita. Samas on asutustel vaja otsuste tegemiseks andmeid, mis neile ei kuulu. Näiteks politseil, kes vajab pidevalt infot rahvastikuregistrist või töötukassal, kes vajab infot tervise infosüsteemist. Kuid kuidas vahetada olulisi andmeid turvaliselt? Esiteks peavad andmed olema õigetele osapooltele lihtsalt kättesaadavad. Teiseks, säilitama usaldusväärsuse, et keegi kolmas neid liikumise käigus muutnud ei ole. Kolmandaks peavad andmed oma teekonnal jääma konfidentsiaalseks, ehk olema võõraste silmade eest kaitstud. XT on andmete vahetamise platvorm, kus kõik need 3 nõuet on täidetud. XT muudab elu lihtsamaks nii riigil kui kodanikul. Näiteks lapse
lastel oleks ravikindlustus ja perearst. Nii ei teki liigseid pabereid ega kulutata aega. Riik toimib taustal. Asutused saavad No nii, tervise infosüsteemi kõige lakoonilisem loogika on praegu siin seina peal. Ja siin on näha siis seda, et nendes infosüsteemides, mida Pille ennem rääkis, et ka haiglates on oma infosüsteemid, et kui arst dokumenteerib haigla infosüsteemis ravikäigus tekkinud informatsiooni ja edastab selle sinna keskele kokku, milleks on siis selline riiklik andmekogu ehk tervise infosüsteem, siis tegelikult sellest riiklikust andmekogust on see kättesaadav kõikidele teistele arstidele, et nad saaksid tutvuda patsiendi varasemate andmetega, siis patsiendi portaali kaudu on võimalik tegelikult terviseandmetega tutvuda ka igal inimesel endal. Ja kolmandaks on siis see, et kui terviseandmed on niimoodi tsentraalselt ilusti kokku kogutud, siis ja tulevikus üha rohkem ilmselt saab tegelikult riik teostada selle informatsiooni pealt riiklikku statistikat ja kujundada selle järgi tervishoiupoliitikat. Järgmine slaid või järgmine vaade, kuhu me vaatame, ongi tegelikult siis sellesse tervise infosüsteemi nagu natukene rohkem tunnetuslikult, et mis asi see on ja mis see digilugu on, mis nii paljudelt inimestelt käib läbi. Kuuleme seda arstide omavahelises vestluses, kuuleme seda aeg-ajalt arsti käest ka, et see on digiloos nüüd olemas, aga et kas me tegelikult nagu igapäevaselt patsientidena tajume ja saame aru sellest, et mis see siis tegelikult on. Ehk siis nii nagu eelmine pilt ka näitas, on siis tervise infosüsteem selline andmekogu, mis on loodud juba 2008. aastal ja selle andmekogu omanik on siis Sotsiaalministeerium ja nii nagu ministeeriumil on oma kohustuste ja ülesannete täitmiseks loodud mitmeid erinevaid allasutusi, näiteks nagu Terviseamet või Tervise Arengu Instituut, siis tegelikult on nüüd 1. jaanuaril sellel aastal loodud ka selline asutus nagu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus on siis kompetentsikeskus, mis koondab enda alla siis Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja ühtlasi on ka sinna siis viidud Eesti e-tervise sihtasutuse kõik varasemad rollid. Et andmed digiloos, et kui me ennem tervise infosüsteemi loomist omasime tegelikult, või meil olid täpselt samad andmed ise ei ole väga paljuski muutunud, aega kindlasti natukene, aga et siis olid need andmed paberkandjatel ja tohututes arhiivides. Siis siin on natukene võib-olla selline võrdluspilt nagu serveri arhiiviga, ehk siis tõesti tegemist on digitaalsete dokumentidega, mis täna hoiustatakse siis nagu tervise infosüsteemis ja kuna nad on digitaalsel kujul, siis see tähendab, et nad on tegelikult taaskasutatavad, et neid on võimalik vaadata hiljem ja need on võimalik vaadata erinevatest kohtadest ja erinevatest haiglatest. Ja siin ongi siis üks selline nõue mustvalgelt ilusti paberi pealt kirjas, ehk siis, et vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele on tegelikult kõikidel tervishoiuteenuse osutajatel kohustus ravi käigus tekkinud informatsioon tervise infosüsteemi edastada. Ja Pille saab rääkida sellest, et milline on see digitaalne dokumenteerimine, et mida see tegelikult siis tähendab seal haiglas, et kuidas arstid seda teevad ja kuidas on niimoodi, et teised arstid seda ka näevad. Neid andmeid, mida tervise infosüsteemi tuleb saata, on tegelikult väga palju. Ei ole 1 või 2 dokumenti, neid dokumente on mitukümmend. Et kui me enne mainisime, et kõik hakkab pihta juba lapse sünnil, siis tõesti esimesed toimingud teiste osapooltega tehakse küll laste sünni käigus, aga sealt edasi ja ka vanemaealiste inimeste vastuvõtud dokumenteeritakse ju kõik, mis toimub patsiendiga haiglas, et arstid võtavad anamneesi, võtavad objektiivse leiu, kaaluvad, mõõdavad vererõhku, mõõdavad niisama inimesi, isegi töötervishoiu arsti juurde minnes küsitakse meie käest ja kirjutatakse see siis ilusti ka infosüsteemi üles, et missugust tööd ma teen ja kuidas ma ennast tunnen selle käigus.
et lisaks selleks, et sinna vastuvõtule jõuda, tegelikult on ka juba vaja mingit dokumenti, mis täna on osaliselt juba digitaalne ja muutub järjest tavapärasemaks, et see saatekiri, millega meid suunatakse teise arsti juurde, ei pea isegi mitte olema pelgalt digitaalne, vaid ma isegi teatud juhtul ei pea minema enam arsti juurde, et minu perearst, kellest hakkab üldjuhul see haiglasse jõudmine pihta, kui ei ole tõesti kiirabi poolt toodud inimene juba kohale, et arstid juba konsulteerivad omavahel e-konsultatsiooni saatekirjadega ja räägivad, et mis selle patsiendiga edasi teha. Lisaks siis saatekirjadele on seal saatekirja vastused, et mis see tähendab, et saatekirja vastuste alla lähevad kõikide vereproovide vastused, erinevate radioloogiliste uuringute vastused, laborianalüüsid, ehk siis need olidki vereproovi vastused, nagu ma mainisin, ja ka tegelikult epikriisid. Epikriisid on sellised suured, pikad ja salapärased dokumendid, mida saab vaadata ka patsiendi portaalist, nagu paljusid muid andmeid. Ma hiljem annan natukene koos Moonikaga parema ülevaate võib-olla sellest, et kust ja missuguseid andmeid patsient ise saabki siis vaadata. Aga tõesti iga haigusloo ja iga juhtumi kohta tehakse ka kokkuvõte, kus on peal olulisemad andmed siis patsiendi ravi kohta, et seal on anamnees, objektiivne neid haiguse kulg, soovitused patsiendile, mis ta edasi peaks tegema, talle antud või talle välja kirjutatud retsepti ravimite info ja siis ka tõesti olulisemad uuringud. Kõik uuringu vastused, vähemalt meie haiglast, nii radioloogiliste kui laboratoorsete vastused jõuavad ka täna tervise infosüsteemi. Ehk siis, kui inimene on sattunud haiglasse ja tema andmed on vastavalt siis kehtivatele standarditele või mõned aastad tagasi loodud standarditele dokumenteeritud, saadetakse edasi tervise infosüsteemi. Kuid mitte kõik ei saadeta sinna, et tulenevalt seadusest tuleb dokumenteerida palju suuremal hulgal andmeid, kui avaldatakse patsiendile. Et lihtsalt kõikide osapoolte vahel ei ole mingit põhjust absoluutselt kõiki andmeid vahetada, ja mitte keegi, nagu me täiesti siin ettekande alguses ka mainisime, mitte keegi ei jõua neid läbi töödelda ja lugeda. Ja mida paljud inimesed ei tea, mis on oluline, et ega ainult haigla ja perearst ei ole need, kes terviseandmeid tekitavad, et koolilaste vanemad kindlasti teavad, et nad annavad aasta alguses ka nõusolekuid selle kohta, et lapsi tohib kooliarst või kooliõde, kuidas kuskil vaadata. Ja ka need 0–19-aastaste lastega seotud toimingud on kõik dokumenteeritud ja lastevanematele peavad need olema siis ka patsiendiportaalis ja tervise infosüsteemis nähtavad. Aga ikka ja jälle juhtub seda, et saame meie haiglas päringuid ja küsimusi selle kohta, või siis saab neid tõesti tehik, või saadetakse lausa Sotsiaalministeeriumisse, keda küsitakse, et käisin arsti juures, läksin patsiendi portaali vaatama, ma ei näe mitte midagi. Siis ma käisin seal haigla infosüsteemis. Nemad ka ei näe? Jah, mitte midagi ei ole kuskil on, et selle kohta, mis hetkel dokumendid saadetakse, on tõesti oma reeglid. Ja kõiki andmeid ei pea kohe saatma, et on kehtestatud reeglid, millega öeldakse, et ambulatoorsed juhtumid, need on siis need, kui te ei ole haiglas, ravil, koha peal, vaid te käite arsti vastuvõtul, et nende juhtumite kohta info tuleb saata peale selle juhtumi lõpetamist 24 tunni jooksul tervise infosüsteemi ja kui inimene on haiglaravil on, siis peale viimaste uuringute vastuste tulemist, kui arst on need omalt poolt üle vaatanud, kinnitanud, täpsustanud diagnoosi vajadusel, et siis on aega 5 tööpäeva. 5 tööpäeva neid andmeid kinnitada ja tervise infosüsteemi saata. Et küll aga täna väga paljud haiglad ja teenusosutajad, kes teevad näiteks vereproove, saadavad tõesti selle vereproovi vastuse juba kohe tervise infosüsteemi ja siis sealt teda ka näha saab. Täiendavalt võib-olla siis on nii palju, et tõenäosusega, et me oleme ka kuulnud selliseid juhtumeid, kus öeldakse, et nendel ei ole seal mingeid andmeid ja pikema dialoogi jätkuks selgub siis, et tõepoolest, et neid andmeid oodatakse ajast, mil tervise infosüsteemi ei olnudki veel olemas. Ehk siis tõepoolest, et arstidel ei ole täna kohustus olnud ajaloolisi dokumente nagu digitaliseerida. Seega on teatud uus ajajärk alanud sellest, kui tervise infosüsteem loodi
ja mingisugune info meie kohta on tegelikult ikkagi endiselt veel ka paberarhiivides. Küll aga on see soodsam ja nagu tegelikku väärtust kandev täna ja eile sündinud laste seas. Jah, et me võime seda täna tõesti öelda, et need lapsed, kes täna sünnivad, nende kohta need terviseandmed hakkavad kogunema tervise infosüsteemi juba sünnihetkest ja selleks hetkest, kui nemad täisealiseks jõuavad, on nende kohta ka tervete inimeste kohta juba tegelikult päris ja vaade olemas. Just nii, nagu Pille ka ennem rääkis, et tõepoolest, et siis osad dokumendid laekuvad tervise infosüsteemi, mida osad, vaid kõik dokumendid laekuvad tervise infosüsteemi, vaid juhul, kui arst on selle kinnitanud ja ta on pidanud nüüd selle kinnitamisega saab aru ja mõistab ja annab oma kinnituse selleks, et seda dokumenti enam täiendavate raviandmetega ei ole plaaninud muuta. Ligipääs tervise infosüsteemi ehk siis sellesse riiklikusse kesksesse andmekogusse on nii, nagu me kohe veel alguses rääkisime, lisaks arstidele ja tervishoiuteenuse osutajatele ka tegelikult patsiendil endal. Ja me vaatame ühe video, kus on hästi lihtsalt ära jälle seletatud see loogika, kuidas töötab see nagu patsiendi jaoks, et kui ta on käinud arsti visiidil ja mõne aja möödudes kodus soovib siis vaadata seda dokumenti, mille arst on teinud, et siin on siis üks patsient, kes on käinud hambaravil. Kohe peale koju jõudmist võis logida ennast arvutisse sisse ja vaadata tervise infosüsteemist, et mis hambaarst temaga tegi. Tervise infosüsteem ei ole ainuke koht oma andmed, kust vaadata saab, et tegelikult enamus haiglad on teinud ka enda patsiendiportaalid. Võib tekkida küsimus, et miks meil on dubleerivad infosüsteemid, et ma saan patsiendina minna vaadata haigla infosüsteemist oma andmeid ja siis on mingi riiklik tervise infosüsteem, et digilugu, kust ma saan veel vaadata neid andmeid. Et kas neid peab nii palju olema? Need süsteemid on kõik tekkinud erineval ajal ja selle tõttu ongi siis tõesti erinevad võimalused. On üks suur erisus hetkel veel haigla patsiendiportaalil ja riiklikul digilool. Et tõesti on üks teenus, mida siis haigla infosüsteemis saab teha, digiloos veel mitte, on arsti vastuvõtu, aga hakkab saama varsti ka digiloo juures on arsti vastuvõtule broneerimine. Ehk siis juba täna, kui tehakse arstide vastuvõtugraafikud valmis, pannakse sinna ka siis ajad, kust saab ennast broneerida arsti vastuvõtule. Siin on mõningad piirangud ja me saame tõesti igapäevaselt päris palju, vahepeal rohkem, vahepeal vähem pöördumisi, et kas tõesti järgmised 2 kuud ei ole ühtegi vaba vastuvõtu aega arstile, et ma käisin teie patsiendiportaalis ja vaatasin ja ei ole, et jah, tõesti nii võibki juhtuda, et need andmed ilmuvad sinna patsiendiportaali siis, kui graafikud valmis tehakse ja nad on seal nähtavad nii kaua, kui keegi on ära broneerinud. Ja kui keegi tühistab oma aja, siis ta muutub automaatselt infosüsteemi kaudu ka teistele kättesaadavaks, et see on võimalus lisaks helistamisele haiglasse koha peale tulemisele, et saada vastuvõtule, kuid ei garanteeri tõesti vaba aega, sest vabad ajad sõltuvad siis sellest, kui palju on teisi patsiente. Ja kui me ei räägi nüüd silmaarsti või naistearsti vastuvõttudest, siis on patsiendiportaali Ida-Tallinna Keskhaigla puhul üks väike nõue juures,
vastuvõtule registreerimiseks. Selleks peab olema olemas saatekiri ja me infosüsteemide vahendusel kontrollime seda, et see digitaalne saatekiri tõesti on olemas, et kuna Eesti riigis kehtib nõue, et eriarsti vastuvõtule saamiseks üldjuhul peab olema digitaalne saatekiri, siis patsiendi portaalis registreerimisel me selle patsiendi kohta ka vastavad andmeid kontrollime ja pärime. Ja siit edasi Monika räägib siis natuke rohkem riiklikust patsiendiportaalist. Nii, et tõepoolest siis nii nagu me rääkisime, et kui kõik haiglad saadavad kokku terviseandmed ühte kesksesse potti, siis ja sinna haiglapotti jäävad ka need andmed ja sealt on patsiendil võimalik neid näha, just nii nagu Pille rääkis sellest e-patsiendist. Siis tervise infosüsteemi juures olev riiklik patsiendiportaal on siis justkui nagu riigiülene, kõigi haiglate ülene ja see ongi patsiendi uks tema enda terviseandmeteni. Ja digilugu.ee on siis selline vaade, ma ei tea, paljud teist on ilmselt seal ka käinud, aga paljud kindlasti mitte. Et lisaks mitmetele erinevatele terviseandmetele, mis patsiendiportaalis siis on siin võimalik tõesti teha tahteavaldusi, vaadata, kui palju või kui kalliks on sinu ravi läinud maksma Eesti Haigekassa poolt siis välja makstud arvetest ja hallata erinevaid ligipääsusid terviseandmetele. Aga millised terviseandmed siis seal on? Et tõepoolest on siis võimalik näha aegkriitilisi andmeid ja aegkriitilised andmed on siis need andmed, kus tervise infosüsteemis erinevate dokumentide pealt, mis on sinna saadetud, võtab tervise infosüsteem, kui arst või patsient ise küsib, et anna minu aegkriitilised andmed, siis ta võtab kõik olulised andmed, mis on täna kokku lepitud, et mis aegkriitilised on, erinevad allergiad ja näiteks kas seal on südamestimulaatorid või nii edasi, et näiteks mitmed hambaarstid kasutavad aegkriitiliste andmete päringut ennem kui nad hakkavad hammast välja tõmbama, et kui seal on näiteks südamestimulaator, see on seal ilusti näha seal aegkriitilistel andmetel, et siis ta ilmselt kasutab ka verevedeldajaid ja need omakorda võivad mõjutada seda veritsust, mis toimub peale hamba väljavõttu, ehk siis et aegkriitiliste andmete päring on ka ju tegelikult e-kiirabile või kiirabile hästi-hästi oluline. Siis nii nagu Pille seal rääkis, on ka erinevad epikriisid, seal on erinevaid teatiseid, immuniseerimise teatist, kasvamise teatiseid ja nii edasi, me mõnda vaatame korraks ka lähemalt ja siis näeb sealt retsepte ja erinevaid kas kehtivaid ja kehtetuid saatekirjasid. Ja mis veel on oluline, siin vasakul pool tulbas on siis kõige lõpus on see tervisedeklaratsioonid, ehk siis, et siin on üks hea näide võib-olla sellisest natukene terviklikumast ahelast Eesti riigis, kus teadupärast siis juhilubade tarbeks on vajalik tervisetõend ja tervisetõendi väljakirjutamiseks on eelnevalt vajalik täita tervisedeklaratsioon, et kui te saate teada, et teil on vaja oma juhilubade tarbeks olevat tervisetõendit kas taotleda või pikendada ja pannes arstile aega kirja, saate te kohe ka selle sõnumi, et me soovime, et te kindlasti patsiendiportaalist täidaksite ära tervisedeklaratsiooni. Ja see tervisedeklaratsioon on siis see, mis jõuab kohe, mida te vanasti pidite täitma kabineti ukse taga või koos arstiga käsikäes, siis nüüd saab selle kodus ära teha ja arsti vastuvõtt läheb kordades kiiremini ja kui arst on otsustanud, et ta vajab veel täiendavaid analüüse, siis arstivisiidil tehakse need täiendavad analüüsid ja lõpuks on siis see, et kogu see info, kui arst kirjutab tervisetõendi välja, siis kogu see info jõuab täna Maanteeametisse ja Maanteeamet saadab teile uued juhiload postiga koju. Et siin on üks võimalik näide sellest, kuidas erinevad e-teenused erinevatest valdkondadest omavahel koostööd teevad ja ilmselt tulevikus on neid üha enam. Millised on siis patsiendiportaalis oma võimalused, et me natuke põgusalt peaksime nendel dokumentidel, aga et siis siin laias laastus on näha, et näiteks kui ma olen valinud, et ma tahaksin teada, millised on minu statsionaarsed epikriisid, et siis siit on kohe nagu võimalik aja järgi, veel ajaraami järgi uurida neid, et millisest ajavahemikust ma neid otsin, kas 2016. või 17. aastast või nii edasi.
ja siis on siin ilusti näha ka, et kes on siis neid koostanud ja nii edasi. Ja näiteks sellised hamba staatuse kaardid, kus siis erinevate hambakaravikaartide pealt, mida hambaarstid on saatnud, pannakse kokku selline üldpilt, erinevad saatekirjade vastused, siis on näiteks kasvamise teatis ja immuniseerimise pass. Et immuniseerimise passist võib-olla veel nii palju, et immuniseerimise pass on ka selline dokument, mida keegi ei täida, vaid mille koostab tervise infosüsteem ise nende erinevate vaktsineerimiste kohta, mis on patsiendi kohta tervise infosüsteemi saadetud. Ja teadupärast siis tõesti hakkab see töötama kasulikkuse suunas pigem praegustel lastel, kus kõik siis digitaalselt sünnib, et tõepoolest, et meie 20 või 30 aasta taguseid vaktsineerimisi sellele passile ei tule. Patsiendiportaalis on võimalik anda siis volitusi. Volitusi saad sa anda ise ja sind saadakse volitada. Et kui näiteks sinu vanemad, kes ei ole arvutiga väga sõbrad või on nii vanad, aga et nende raviandmetel tuleks silma peal hoida, siis nad saavad patsiendiportaalis sulle anda volitused, et sa saaksid olla volitatud ja näha nende andmeid. Ja teine oluline aspekt on siis see, et kui rahvastikuregistri järgi on lapsed sinu lapsed, siis sa näed ka nende laste andmeid, ehk siis väga lihtsasti on võimalik vahetada seal patsiendiportaalis rolli ja näha oma laste terviseandmeid. Põgusalt siis mainisime, et on võimalik teha mitmeid tahteavaldusi ja tahteavaldusi vereülekanneteks või näiteks organdoonorluseks või siis, et oma elu lõpus siis on võimalik nagu loovutada oma keha teadusuuringute ja õppimise jaoks. Siis andmete turvalisusest, et nii nagu me alguses rääkisime, et tõepoolest, et X-tee on üks väga-väga turvaline tee, mida pidi andmed saavad meie riigis liikuda ja tegelikult kõikides, nii pankades kui ka ühesõnaga infosüsteemide vahel, nagu te sellest videost nägite, siis tegelikult ka tõesti tervise infosüsteem istub selle X-tee otsas. Ja raviandmeid peetakse väga delikaatseteks isikuandmeteks ja selle tõttu on nende lekke ja nende kuritarvitamise ohtude vältimiseks võetud ette päris mitmeid abinõusid ja üks on kindlasti see, et tervise infosüsteemil on väga kõrge turvalisuse nõue. Ja üks nendest turvalisust märkidest ja turvalisuse nõuetest on ka see, et kui me taaskord mõtleme seda tervise infosüsteemi kui seda keskset andmekogu, siis ka arstid ja haiglate infosüsteemid sisenevad sellesse tervise infosüsteemi väga turvalist teed pidi ja kui patsient valib oma uksest minna sisse ja vaadata oma terviseandmeid, siis ka temal on tegelikult autentimiskohustus, kas siis ID-kaardi või mobiili-ID-ga. Just, seda ma tahtsingi öelda. Lisaks sellele on patsiendiportaalis selline logiraamat, kus sul on võimalik kontrollida, kes on sinu andmeid vaadanud. Ehk siis ka arstid, kes tervise infosüsteemi andmeid edastavad, näevad sealt tervise infosüsteemist põhimõtteliselt kõigi Eesti Vabariigi kodanike raviandmeid. Aga neil ei ole tegelikult alati õigust nende vaatamiseks. Ehk siis kui arstil ei ole ravisuhet selle patsiendiga, siis ta ei saa minna seda uurima. Ja kui sa oled parasjagu arst ja tahad teada infot oma poja uue pruudi kohta, siis sa seda ka ei saa tea, kui see pruut ei ole parasjagu sinu patsient. Ühesõnaga, need andmed on seal olemas, aga nende vaatamiseks on teatud piirangud. Ja sinul patsiendil on võimalik vaadata, kes on sinu andmeid vaadanud, seal patsiendiportaalis on siis näha, kes on tegelikult selle päringu teostanud. Seal võivad tulla loetelusse rahvastikuregister ja nii edasi, aga sinna võivad tulla ka, et mingisugune suvaline arst on sinu andmeid pärinud ja kui sa märkad seal midagi, mis sulle tundub, et on kahtlane, siis sul on võimalik võtta ühendust Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse või Andmekaitse Inspektsiooniga. Ma
arvan, et see ongi meie poolt kõik, et võib-olla kõige olulisem oligi tõesti lõpetada selle osaga, et meil on patsientidena kontroll enda andmete üle, me saame alati vaadata, kes, miks ja kuidas on neid andmeid vaadanud, esitada selle kohta järelpärimisi ja kindlasti mitte siis ilmaasjata neid andmeid ka tegelikult arstide eest sulgeda, sest et kui inimene otsustab oma andmeid kinni panna, mõeldes, et nii on turvalisem, peab arvestama järgmine kord arsti juurde minnes sellega, et siis arst ei tea võib-olla, mida ta ka täpselt tegema peaks. Aitäh! Aitäh!